räägin hästi lühidalt ja annan edasi ainult informatsiooni. Kui Joonas ja Tõnu lõpetavad, siis on võimalik ka Tõnult allkirja saada raamatusse. Ja samal ajal, kui ta allkirju annab, palun kõigil minna ja võtta klaasika veini ja süüa supisteid. Aga nüüd ma tahaks kirjastuse poolt siis esinejaid südamest tänada. Täna on mu kingitused ka niisugused suhteliselt portaalilised. Tõnu sulle on siin üks raamat metsast ja nendest, kes seal elavad. Ma annangi siis sõna juba Joonasele ja Tõnule. Tere kõigile, ma loodan, et on kuulda, me peame vist neid mikrofone küllaltki siin suu juures hoidma, et see võimendus toimiks. Ja mul on hea meel siis avada Tõnu Õnnepalu raamatu, romaani Tööpäev, argikomöödia, rahvaraamatu, Viru Keskuse rahvaraamatu esitlus ja seekord on tõesti kirjastajaks Varrak ja kuidagi kohe hea selline kindel tunne, laud on kaetud ja tore on olla. Nüüd täna on reede õhtu, kell on 5 ja võib-olla tulles kohe asja juurde, et kõigepealt tõesti 15 minutit tagasi algas astronoomiline kevad ja me oleme väga ilusas punktis ja ma mõtlesingi, et võib-olla nendest motiividest me võikski lahti minna, et selle raamatu juurde tulla, et kõigepealt see reede õhtu kell 5. Et kas see on selle tööinimese elus ka kuidagi selline eriline hetk või saab juba varem sealt lahti, kui on reedene päev, et kas seda hetke oodatakse ja milline hetk see selles töönädala sellises rutiinis on, see reede kell 5? Ei no mis seal rääkidagi, see on, ma arvan, suurele enamusele siin viibivatest inimestest niigi teada ja ei seal puukooli maailmas ei lastud seal midagi varem, kus pigem ikka reedel on vaja kõik ära teha, mis on tegemata. Nii et ei see reede õhtu kell 5 see oli õnn, kus sa sealt ikka õigel ajal väravast välja said. Ma mõtlen just, et see nädalavahetus ja seda kuidagi nii mütologiseeritakse tavaliselt, et kõik ootavad seda, et nüüd saab kuidagi lõdvaks ja saab puhkama minna, et kas see erutus oli kõik siis olemata või? Ei, miks ta olemata oli, see erutus algab ikka juba vähemalt 4 päevast peale. Juba vaikselt lähevad jutud nagu teisele lainele. Nädala alguses ei räägita veel, mis ma laupäevapühadel teen, eks ole, siis on see kõik veel kaugel. Aga ei reede on muidugi ikka lõbus on päev juba ka puukoolis. Aga kui selle kevade alguse juures ka veel korra olla, et kas selle puukooli kontekstis oli see selles, kui me võtame terve aasta ringi, see kevade algus ka kuidagi sellele puukoolile ja sellele tööelule ka markeeris ta siis ka midagi, tõi ta õhku mingisuguse uue horisondi, uue tunde või tähendas see ka mingisugust sellist teatava tööetappi siis algust? No see oligi hooaja algus. Ütleme, et praegu ei ole veel päris alanud. Ütleme, et aga kui ma seal edasi töötaksin, siis ma praegu ilmselt lõikaksin peremehe õunakuid. Et see töö kindlasti juba käib. See on niisugune eeltööd praegu, aga päris puukooli istutushooaja vast veel. Või ma tean, et ei ole veel alanud. Kevad on muidugi, ta on ühtepidi oodatud ja teistpidi ka ikkagi hirmus, sellepärast, et kõik siis algab jälle otsast peale ja minu meelest kõik, kes on selle maa ja aianduse ja sellega kokku puutunud, või mulle tundub, et see on üsna selline jagatud tunne, et ühtepidi ja muidugi armas, kui see päike jälle paistab ja vanakesed saavad ennast pingi peal soojendada, aga see, et nüüd jälle hakkab see kõik otsast peale, see on nagu hirmus iga kord natukene, see just, et kuidagi midagi ei ole veel tegelikult, kui vaatad väljas, siis kõik on ju pruun ja hall ja kole ja nüüd siis sealt see kõik peab jälle välja tulema sealt maa seest ja suureks kasvama ja vilja kandma aga siis kui juba see hoog on käes ja töö käib ja siis enam ei ole hirmus, aga just see, kas see on vist võib-olla iga nagu enne algust selline siuke valge lehe hirm või, et mis nüüd tegelikult siis saab.
et see on see varakevad. Ja pluss veel see, et talv on ju ikkagi jõuvarud ammendanud ja kuidagiviisi siis sa pead just nüüd ennast kokku võtma ja aga noh, jällegi päike paistab, annab jõudu. No võib-olla, et oleks meile tõesti selge, et tähendab, mis tööst me siis ikkagi räägime, sa oled seda puukool ja midagi seal istutati ja sätiti ja aga täpselt kogu aeg jääb natukene, et mis siis ikkagi täpselt. Et äkki sa veel kuidagi annad selle meile edasi, et tähendab, mis tööst me siis siin ikkagi nüüd räägime ja kas selles mõttes oli kõik nagu komplektis, et oli siis oli tööleping mingisugune, seal olid puhkusajad kirjas, millal puhkad 30 päeva, võib-olla isegi 35, teatud töödel on see 35, on veel nädal juures ja vot kõik see, et kas nii-öelda kõik oli päris? Ei, kõik on ja oli absoluutselt päris muidugi, kus sellest tohid nüüd teisiti. Ja ma usun, et seal lepingus, mina seda lepingut küll iialgi ei, või noh, ma ta ühe korra alla kirjutasin, aga ma seda ei lugenud. Elu on elu, aga siis üheselt lepingus seal muidugi oli see puhkus kirjas, aga tegelikkus on see, et sa puhkad terve talve sunniviisiliselt, et siis lihtsalt puud ei kasva ja maa on lume all, et seal ei olnud sellist talvist tööd niikuinii. Ja tegelikult ka süda-suvel ei olnud väga palju tööd, nii et siis sai ka puhkust võtta. Neid puhkust oli seal palju, kui tahtsid. Ja aga noh, teistpidi muidugi, kui sa peadki sellest tööst ennast elatama, siis see ei ole väga hea variant, et sa talve nagu palka ei saa. Ei olnud see ära jaotatud aasta peale niimoodi, et... Ei, talvel lihtsalt pidid ise vaatama, kuidas üle elada. Aga ikkagi see töö ise ka, et võib-olla sa paari sõnaga veel ütled, et mis tööd seal siis tehti või milles asi on? No puukool, ma pean rõhutama, et see ei ole õppeasutus või ta on ja muidugi see sõna tuleb sellest, et ta on kool, aga ta ei ole inimeste kool, ta on puude kool, seal koolitatakse puid. Ja nii see sõna käibki, et see on puude koolitamine. Ja põhimõtteliselt see on sama, mis inimestega tehakse, et see kool on inimene, laps võetakse kodust, normaalsest ja loomulikust keskkonnast ja tõstetakse, juuritakse, kistakse välja ja pannakse vägivallaga kuskile kooli. Ja nüüd oled seal, õpid. Ja puuga samamoodi, et kaevatakse välja, istutatakse ümber, lõigatakse juured ära, oksad ära, nüüd kasvad siin, nii nagu meie tahame, mitte nagu sa ise tahad. Ja siis ta seal kasvab, kui on hea puu, kui on algpuu, siis kuivab ära. Aga enamasti ei kuiva. Ja niimoodi võidakse teha mitu korda, et see ongi koolitamine. See korduv ümber istutamine, juurte kärpimine, okste kärpimine ja siis lõpuks on istik. On ilus suur selline, viiakse linna, parki, pannakse sinna alleele ja siis ta seal elab siis inimeste rõõmuks. Et põhimõtteliselt selline töö, istutamine, lõikamine ja siis väljakaevamine ja minema saatmine. Ja miks sattus see töö, et sa oled ka natuke sellest juba rääkinud, et justkui oli nagu juhuslik või keegi seal tundsid seal kedagi, kes umbes seda, sellise töö sulle välja pakkus. Oli seal veel mingid variante nii-öelda, et mis see võiks olla? Ja et kas see töö pakkus lisaks sellele, et saab ennast korralikult päeva nagu ära väsitada ja kõik need muud momendid, pakkus ta ka veel mingit nii-öelda sügavamat ja sisulisemat huvi ka, et sa oled ju erialalt bioloog, tegelikult selline maatöö, aiatöö ei ole sulle võõras, et oli seal nagu midagi veel sellist huvitavat ka, et kuidas see puude elu siis ikka on? Neist seal lõpuks oli ikka huvitavad ka, aga ma ei saa öelda, et ma sinna otseselt selle huvi pärast läksin. Et mul ei olnud sellist illusiooni, et ma hakkan seal kuidagi, ma ei tea, puid kallistama või tegelema nende hingeeluga või üldse, et minu mingit botaanilist ekspertiisi, mida mul ka ei olnud tegelikult selle puukooli jaoks nii väga, sest ma olen küll botaanik, aga ega meil ülikoolis väga neid nii-öelda võõrliike ei õpetatud, aga puukoolis oli põhiliselt vähe sellest, et nad on ebaloomulikus olukorras nagu
selles kooli mõttes nad on veel ka välismaalased tihtipeale, need puukooli puud. Sest inimesed jubedal kombel tahavad ju näiteks soote, ega nad ei, mina küll püüdsin kogu aeg seal, noh see oli minu väikene siuke missioon, aga see täielikult kukkus läbi. Ma püüdsin kliente niimoodi salaja harida, kui ma sain nendega üksi olla, seda oli küll harva. Aga siis ma ikka rääkisin neile, et ei ole teil vaja seda hõbekuust, nuld, seedermänd, et need ei kasva nii hästi. Et võtke see harilik kuus, teil ilusti kasvab, on teile rõõmuks. Ja ei, mida rohkem seda räägid, siis seal on üks punane veel, oi, mis see on. Mis ma ikka selle, mida erilisem seda rohkem tahetakse, jah. See on see inimese häda. Tahab erilist, kuigi tavaline alati on parem. Aga no mine sa räägi, seda teavad, see on ikkagi selline advanced teadmine, selline, noh, kes ikkagi tõeliselt juba teavad asja. Päris kõrge taseme pargiaednikud, need teavad seda, jah, aga selline algaja 20-30 aastase karjääriga, see on ikkagi veel rumal. Et selles mõttes, noh, oli see eeldus, aga tegelikult see eeldus oligi see, et see on ainus, põllumajandus, aiandus, see on ainukene valdkond, kuhu ma nagu julgesin üldse mõelda, et ma saaksin tööle minna. Ma ei ole hea tööotsija, ma olen aru saanud. Sest nüüd ma olen töötu ja olengi ilmselt jäängi töötuks, sellepärast, et ma ei leia tööd. Ja siis see oli puhas õnn, et oli jah, see tuttav ja tuttav ja ma sinna sain, jah. Aga noh, see soov oligi lihtsalt minna tööle, ausalt öelda. Et minu pärast oleks võinud ka mingisugune teine töö olla. Aga see lihtsalt ette sattus ja saada oli ja sinna ma siis läksin. Ja ega see ei olnud, noh, ei pigem ma ikkagi mitte, et ma oleks sinna väga tahtnud, ma ikka kartsin sinna minna, et kas ma saan hakkama. Et see on suur küsimus. Et see on kaks asja, et esiteks, kas ma saan üldse hakkama tööl käimisega või sellisega, sest ma ei olnud ikkagi niimoodi kellast kellani tööl käinud väga kaua aega. Ja üleüldse olen seda elus vähe teinud. Ja teiseks, et kas ma saan ikkagi selle maatööga hakkama. Üks asi on, et oma kodus ja aias. See on täiesti teine maailm. See ei ole üldse mõtet nagu need, muidugi seal liigutused on põhimõtteliselt samad ja tööd on samad, aga kodus sa teed, siis kui on ilm ja siis kui on vaja ja kui on tuju ja palju sul seda ikka teha on. Aga seal on kellast kellani ja teinekord kauem ka nii palju, kui see hooaeg on, et see on ikkagi hoopis teine maailm. Aga ei, see oli ka muidugi mõttetu hirm, sellepärast ma sain üsna ruttu aru, et ega siis inimeselt ju võimatut ikkagi nõuda ei saa. Et tööd on ikkagi sellised nagu jõukohased paratamatult, et saab ikka hakkama. Sa räägid sellest tööst ja kuidas see töö seal kõik ja töö, aga tegelikult kas see kirjutamine või kirjanikuamet, kas see siis ei ole olnud töö? On see olnud midagi muud, et teatud mõttes sul ju oma nii-öelda rida oli ees ja kirjanikuna sa oleksid võinud rahulikult ju nii-öelda oma kirjanikutööd teha. Et mis sa siis vahet on selles, kas need raamatud ja nende kirjutamine, siis ei olegi töö, seda enam, et kui just käis see kirjanike palgameede välja mõeldi, siis ta juba kõlab, et ikka seal töö eest maksaski palka, seal kirjaniku töö eest. Nojah, see tegelikult sellest palga asjast välja kasvaski see tööle minek mingis mõttes, see minu see pisikene palgaskandaal, et selle järel, see oli mulle ikkagi selline hingeline vapustus tegelikult, see, mis sealt kõik tulenes. Ootamatu. Ma olin muidugi väga rumal ja naivne, ega ma kedagi teiste süüdista, aga mingisugusesse auku see mu viis ja
ja ma arvasin, et noh, hea küll, et ma selle töö peale ei õnnestunud saada, siis selle kirjaniku palgatöö peale, et eks ma siis pean nüüd midagi muud vaatama. Sest kuidagi nagu sellest jäi auk, et see oli kummaline, et enne ma palka ei saanud, eks ole, kõik oli hästi, midagi polnud häda. Ja nüüd korraga, kui siis ma justkui pidin saama ja siis ise ütlesin selle ära, seal hakkasin pirsutama, siis äkki oli mure, mis nüüd minust saab, näed, jäingi palgast ilma. Et tuleb siis tööle minna järelikult. Aga noh, ma ei tea jah, see kirjaniku töö, muidugi ta on töö ka. Noh, ma ei saa öelda, et ta ei ole ja mingil hetkel on ta seda nagu vägagi, aga ta on ikkagi teistmoodi, ta ei ole, noh kindlasti ta ikkagi minu meelest ei saa neid samastada, et seda kellast kellani ja üldse veel noh, niisugust tootvat ja füüsilist tööd, mis on olnud see töö ikkagi läbi aegade ja siis niisugust noh, ikkagi vabatahtlikku ja kuidagi ise endale võetud niisugust tegevust. Kirjanik on ikkagi rohkem nagu eluviis või ma ei oska öelda. Ma ei ole seda kunagi osanud nagu päriselt tööna võtta. Aga üks asi on ka see, et minu meelest, või noh, minul on nagu vajalik tegelikult, ma olen aru saanud, et ma pean aeg-ajalt ikkagi oma selle olemise vormi nagu purustama ja mingi teise võtma. Et ma ei suuda olla nagu ühes vormis pikka aega. Ja ma isegi olen vaadanud, et see aeg on umbes 4-5 aastat heal juhul, mis ma suudan niimoodi ühes mullis elada ja siis tuleb lihtsalt midagi muud ette võtta. Ja see ei ole, selline väljend on see mugavustsoonist väljumine. Et see ei ole, mingit viisi on jah, see stabiilsus on nagu mugavus, aga see mugavus on, minu jaoks on ta lõpuks ikkagi nagu kannatus. Et see on ikkagi nagu mingist kannatusest pääsemine, see siuke muutuse ettevõtmine ja tundus nagu ja pluss see ka veel, et ikkagi vanus tuleb peale ja lõpmatuseni ei saa ju selliseid avantüüre ette võtta. Ma isegi praegu ma enam ma arvan, ma ei kujuta, praegu ikkagi ma vist ei saaks enam sellise hüppega hakkama. Puht füüsiliselt juba, ma ei kannaks välja seda koormust seal, ma kardan. Aga siis oli veel see täiesti võimalik, oli selline, jah. Tegemist on siin komöödiaraamatuga, aga enne kui see komöödia asja täpselt vaadata, veel üks selline tõsine küsimus ka. Et sa juba olid siin märksõnad kannatus ja nii edasi. Et kui niimoodi vaimulooliselt vaadata seda töö asja, siis mulle tundub, et nagu joonistuvad välja 2 vaadet tööle. Üks on selline vana iibellik vaade, et see on ikkagi ristid kaelas töö. Ja parem oleks, kui seda tööd tegema nagu ei peaks või sellest saaks ära, et see algseisundis inimene nagu ei töötanud, siis talle toodi see rohtu ette ja ta sõi rohtu seal aias ja kuidagi veetis seal aega. Ja siis hakkas töö ja see nagu märgib, et inimene on kuidagi millegi vastu eksinud, peab ennast lunastama selle tööga. Aga siis on ka teine vaade, mis arenes välja millalgi, et see inimesel on nagu mingi kutsumus ja selle kutsumuse realiseerimise kaudu ta siis kuidagi liigub sinna Jumala poole ikkagi ja see teeb teda rõõmsaks ja nii edasi. Selline protestantlik, Luteri variant nii-öelda. Et kuidapidi ta sulle nüüd tundub rohkem, et on see siis ikkagi selline nagu ristiks kaelas asi inimesel, et siin maa peal ta peab oma pattude lunastuseks seda tegema või on ta siis just see, kus sa kuidagi tunned seda kutsumust ja teed seda tööd ja oled niimoodi kuidagi jõuad kuhugi lähemale millegi. No minu kogemuse järgi seal ongi täpselt need mõlemad poolused on ma ütleksin kuidagi võrdsed. Nii hästi see needus kui ka õnnistus. Et on see vana testamentlik karistus,
üleastumise eest on tööd. Ja see pitser on tööl igavesti peal ja see läbi ajaloo on ikkagi olnud privileeg on olnud mitte tööd teha. Et need, kes on pidanud tööd tegema, see on alamklass ja see, mida see ülejäänud, see mitte vabad inimesed on teinud tööd. Ja vabad inimesed on siis ka teinud muidugi midagi, aga seda ei ole peetud tööks, see on midagi muud. See on kas teenistus või siis valitsemine või ühesõnaga, jah. Või siis ka niisugune vaimutöö, et seda on ikkagi peetud nagu lahus sellest rügamisest ja orjamisest. Aga seal on, tegelikult ei ole ka õige öelda, et see piibellik karistus oleks needus. Nagu teoloogid ütlevad, jumal linja. See on nagu selline, siuke vorsti vastu, et nad tegid, ühesõnaga sellest õndsast algolekust sa otsustasid välja astuda, võtsid endale tahte ja kõiksugused otsustusõigused, et siis on nüüd ka see teine külg asjal, et pead ka kannatama selle pärast. Ja siis selle kannatuse ja töö kaudu siis tegelikult saad jälle nagu tagasi õndsaks ja vähemalt kui mitte muud, siis saab mingisuguse unustuse osaliseks. Et sa ei pea oma seda karistust mäletama. Et igal juhul ja tegelikult see, kui see kirjaniku töö on ka töö, siis seal on ka need mõlemad täpselt ja isegi mingis mõttes nagu sellises töös nagu see kirjaniku töö, seal on need isegi reljeefsemalt need kaks poolust, et seal on nii see, see on huvitav ja see on köitev ja see on nagu tohutult, võib-olla mingil hetkel tohutult nagu vaimustav, nagu iga töö võib olla. Aga siis seal on ka see vastaspoolus, et kogu aeg ei saa ju olla sellel tõstetud nivool, et mida kõrgemale ta sind tõstab, seda kõrgem on see kukkumine. Et selles mõttes on niisugune stabiilne, igapäevane tegevus nagu seal puukoolis näiteks, et see on tõeline arstirohi, ma pean ütlema. Et kuigi ta on ka kohati raske ja vastik ja tüütu, on tema kokkuvõttes see mõju ikkagi äärmiselt hea ja nagu tervistav, hingeliselt vähemalt tervistav. Ma ei ütle, et füüsiliselt tingimata. See on ka üks illusioon, et see õuest ja looduses hoidmistel seal puukoolis, mõtle, kui tore, ma rääkisin kellelegi, mõtle värske õhukas päev otsa ja värske õhukas aga päev otsa. Et selles mõttes, ma kardan, et ikka selline töö, nagu sa terve elu seal teed, ta ikkagi ega ta väga palju seda tervist ei pruugi alles jätta. Et seal ikka tulevad need hädad. Aga ütleme, et ikkagi hing on rahul, jah. Ta on selline rahutooja on küll töö igal juhul. Töö on küll üks igavene jama, aga see ilma tööta olemine on ikkagi veel suurem jama. Aga komöödia juurde tulles, et kus siis see nali on selle asja juures, et selle töö mõistega see ikkagi on selline raske mõiste ja dramaatiline, võib-olla kohati selline traagiline mõiste, et inimene kaotabki sinna kõik ära ja natuke saab seda õhtuks seda hingerahu siis ka. Et miks on selle raamatu alapealkirjaks argikomöödia, et kuidas see asi siis kõik meile nalja valmistab? No aga kus see nali siis mujalt tuleb, kui ikka sealt, kus on kõige raskem ja koledam ja jubedam, seal saab nalja. See on selline keskmine paras mõnus olemine, see on nagu lõbus, aga see ei ole naljakas. Et nali ikkagi tulebki sellest mingist kontrastist ja kas siis mina ütlen, minu meelest see selline töömaailm selles mõttes kogu see organisatsioon ja seal need hierarhiad ja kolleegid
kliendid ja seal on ikkagi nalja nabani nagu kogu aeg. Et mina, kuidagiviisi, seal algusest peale ikkagi oli nagu lõbus, ma pean ütlema. Et ma küll kartsin, et just nimelt, et tõsine asi, tead, maatöö ja just nimelt, et kolleegid ka veel ja maamehed ja mis seal üldse saab, aga ei, see kuidagi oli nagu mingit pidi ikkagi nagu naljakas ja tegelikult minu meelest nagu nendest nii-öelda rasketest asjadest ei saagi õieti tõeliselt rääkida saabki ainult rääkida läbi mingisuguse nalja prisma või nad on muidu liiga rasked ja see on ka kuidagi nagu tõepärane minu meelest, et kui ma lõpuks leidsin selle nagu tooni või selle tegelase õieti, kes jutustab sellest oma tööpäevast, siis oligi kerge sellest kirjutada või siis see sai võimalikuks. Kas õhtuti võis olla siis seda, et tööpäev lõppev ja tulid laginal, naerulaginal sõitsid kodupoole hea päev ja sellist head materjali tuli, et mida siis pärast hommikul kirjanduslikult töödelda või mismoodi see nii-öelda muhedus seal ka koha peal siis kuidagi kas väljendus või aktualiseerus, et üldiselt olid suud kõrvuni seal tööd tehes. Ja ei, see kunstielu on ikka kaks ise maailma, et see ei ole üldse, loomulikult see ei ole nagu niimoodi otsene, et kas või see, mis võibki seal põllu peal olla nagu väga naljakas, ega see ei pruugi raamatus olla naljakas. See on ikkagi kaks ikkagi ise maailma, see kirjutamine, et see lähtub sealt ja ei, õhtul ikkagi lihtsalt oli hea meel, et jälle sai päev läbi ja sai koju ja väsimus ja siis ei olnud mingit nalja. Ja see kirjutamise meetod oli hoopiski see, et ma kirjutasin hommikul enne tööpäeva algust. Pärast tööpäeva me ei olnud küll võimeline ühtegi rida enam paberile panema. Siin on raamat tegelikult algab ka väga efektse sellise hommiku kirjeldusega, töö on sõda ja siis kuidas pannakse see hommikuprogramm sealt raadiost mängima ja siis kuidagi lobistub see juba läbi ja siis oled selleks tööpäevaks valmis. Et kas selle hommikuse kirjatöö tegid enne seda, kui need hommikuprogrammid alustavad siis, et veel varem pidid kirja panema? Ei, ega nii vara nad ka ei pidanud, magama peab ka ikka. Et ei, mul väga palju nagu seda aega ei jäänud, ükski hommik nii varane ka ei olnud, pool tundi, tund oli seda kirjutamise aega ja siis auto peale ja siis sealt tuleb raadiosse. Ma arvan küll, et see hommikuprogramm, see on ikka selleks, et neid programmeerida nagu tööle asuma. Ja kuidagi, see annab selle tunde, et teised lähevad ka ja ongi selline lahingusse minek, et mis siin ikka kohta, kõik lähevad. Tõesti, see töö on sõda, et see on kuidagi väga võimas selline statement nagu, et mis sõda seal siis peetakse või mille vastu sõditakse või kelle poolt sõditakse? Seal on ikka mitu võitlust, jah. Seal muidugi, ma igaks juhuks kinnitan, et seal raamatus on ka vastupidist väidet, et ta ikkagi ei ole sõda, et seal on erinevusi sellest päris sõjast, et tööd ikkagi reeglina tullakse õhtul koju ja saab heita oma voodisse, et seal on ikka olulisi boonuseid. Aga võitlus ikka, jah. Seal on võitlus oma laiskuse ja mugavusega, vahel ka kolleegide ülemusega. See on ju üks lõputu teema, see alluvussuhted. Muide, kuidas sa neid kogesid, et tõepoolest kirjanikuna sa oled ikkagi autonoomne saanud olla, et ise valid, millal kirjutad, mida kirjutad. Kui on need tööhierarhiad ega mingid ülemused, jagatakse mingisugused käsklused välja, neid tuleb kuidagi täita.
kellelgi on võimu rohkem, kellelgi on vähem, et kas selle kõigega kohaneda oli lihtne või ma ei tea, kas oli ka mingit ütlemist aeg-ajalt või kuskilt nurga tagant jõuab kuidagi, et vot näed, tema jah ei, see Tõnu tal kuidagi on jah. alati siin peab ennast paremaks ja üks vahepeal kolleeg mind seal küll armastas kutsuda pliiatsiks. Tule pliiats. Aga tal pärast kuidagi nagu läks üle. Ja ikkagi raamatus on korralikult see tegelane saanud oma jao. No raamatus, seda ei saa niimoodi üks-üheselt kuidagi elu peale tagasi kanda, et raamatutegelased on ikka raamatutegelased. Aga kui tõele au anda, eks mul oli ka seal tegelikult ikkagi mingis mõttes suurem autonoomsus selles mõttes, et mul oli ka see teine elu ju jätkus kogu aeg, et ma ei olnud nii ainuüksi sõltuv sellest puukooli tööst ja palgast. Kuigi ausalt öelda, ega seal kõigil oli veel mingisugust tegevust, et ega sellest üksi ei saanud hästi ära elada. Aga muidugi tegelikult ikkagi alguses oli jah, natuke raske harjuda selle käskimisega ja ma mäletan küll mingeid solvumisi hetke isegi, ma muidugi peitsin endasse niimoodi, kui peremees midagi seal käskis ja käratas või ka nähvas. Aga pärast harjus sellega nii ära, et ma ei pannud seda üldse nagu tähele. Ja võib-olla jäi ka vähemaks, aga kuidagi see käib nagu selle töö juurde ja siis on. Seda ei saa võtta niimoodi isiklikult. Et jah, ei tea, see kõik on kuidagi nagu nii harjutav ja omandutav, et seal ei ole mingit imet, kõik põhimõtteliselt on sellega hakkama saanud. Ja, ma tahakski võib-olla veel 2 küsimust küsida ja siis on ka publikul võimalus siin paar küsimust kirjastega rääkisime läbi, et paar küsimust saab ka publiku poolelt tulla, nii et pange valmis, andke märku nende küsimustega. Aga et võib-olla veel, kui korra vaadata, kõigepealt see, et sa ütlesid, et see töö ja see kõik tuli nagu sellest, et sellest kirjaniku ametist ja kõigest sellest nagu kuidagi minema saada ja vahetada seda olemise rütmi. Aga nüüd ometi on siin jällegi raamat veel valmis ja justkui see kirjaniku elu ikkagi ka jätkub. Et kas selles mõttes on nüüd see lõppenud siis see heitumus, et võt ei tahagi nagu enam vahepeal see Eesti kirjanik üldse olla ja kogu see jama, mis sealt tuli, et kas sellega on nüüd rahu ja ei pea need ka siis komisjonid imestavad, kes näiteks mingisuguseid asju otsustavad ja mingid palkasid, kui nad jälle Tõnu Õnnepala nimesid näevad, võib julgelt anda välja, et sealt ei tule enam mingit jama rohkem. No eks inimene jääb vanemaks ja vaiksemaks, aga ei, see on ikkagi selline tsükliline asi, see elu üldse ja see kirjaniku elu ka, et eriti nüüd, kui üks raamat on neile väljas, siis ma küll mõtlen, et ega rohkem, see raamatu avaldamine on tegelikult üks hirmus asi. Ja iga kord see läheb meelest ära, et see on. See tundub nagu kerge, et kui ta valmis on ja tead, anname välja vahva, saab veel rahagi ja igavesti tore. Aga tegelikult on hirmus ja alati ja ka seekord ma igatahes tunnen, et nüüd küll ikka tükk aega ei taha kohe. Ja ma arvan, et sellist töökohta mind ka enam ootamas kuskil ei ole, aga kuidagi siis mina ei tea. Igatahes kirjaniku töö on ka kindlasti sõda ja see on veel rohkem sõda, kui see lihtne töö ongi, et see on selline lõputu jälle lahingusse minek. Ja siis sa lähed, lõpuks oled rõõmsalt, nagu ikka minnaks sõtta lippude all, hurraa, tead, võit paistab, aga teadagi. Aga näed, ma siin olen ja elus ja siiamaani. Ja
see raamat tõepoolest nagu erineb natukene võib-olla nendest, mis on vahetult enne seda ilmunud. Ma ei tea, palju sa üldse selle peale mõtled või kui oluline dimensioon see on, et raamatud, mis sa välja annad ja mis sa nüüd kirjutad, et nad asetuvad ju ka sellisesse pikemasse loominguritta juba, et kas see kõik on midagi sellist, mida sa pigem kuidagi niimoodi natukene lükkad kuhugi sinna kõrvale, et need raamatud on, aga mul on ainult see tuleviku horisont ja vaatame, mis sealt veel tuleb. Või sa siiski kuidagi seirad ka seda rida, et kuhu see tööpäev nüüd satub siin, et raamatud on ju päris palju kirjutatud ja ikkagi on ka selle ees see piiririik teatud valgust nagu viskamas. Et mõtled sa vahel sellele, et kas veel neid jõujooni oma loomingus ka kuidagi täielikult õnnestub veel ümber mängida, kirjutada midagi sellist, mis kuidagi muudaks, ütleme ka näiteks seda piiririigi veel staatust, et see on, aga nüüd tuli veel üks selline asi. Väga ei jõua mõelda selliste asjade peale tegelikult. Muidugi kuskil peas need mõtted ka läbi käivad või aga ma tea, mingil viisil ma nagu ikkagi ka ei mäleta oma loomingut või mis on valmis, see kuidagi jääb nii minevikku ja ei taha sellele väga mõelda ja ei mõtlegi ja kui niisuguse uue asja kirjutamine on käsil, siis see ikkagi nagu võtab kõik ja nõuab sellist täielikku pühendumist ja keskendumist sellele ja see tundub siis igatahes ka täiesti värske iga kord. Ma ei ole kunagi kirjutanud selle tundega, et ma nüüd kirjutan veel üks kord seda ühte raamatut. See ikkagi mingil viisil alati on nagu selline uus ja värske ülesanne olnud, aga tuleb ikkagi tunnistada, et see inimene, kes seda teeb, on ikkagi see üks ja sama ja eks selle kaudu need raamatud on ikkagi ma kardan, et ikkagi sarnased või ja need ei peagi olema ju lõpuks. See ongi see minu pisikene panus või looming või see asi, mis ma olen teinud ja muidugi see on minu nägu. Aga milline see nägu just täpselt on, ega kus mina seda tean. See nagu väga ei aita, et sa ennast peeglist vaatad, ega peeglis meil on ka üldiselt veits nägu peas. Et see on see loomingu kui terviku nägemine, see on rohkem ikkagi minu meelest nagu lugejate või selline kõrvaltpilgu asi, et see ei ole kuidagi minu rida. Hästi ja väga viimane asi, et siis veel kord sõna teile. Me alustasime sellest kevadest ja see on üks kena aeg tõesti ja sa oled näinud ju väga erinevaid kevadeid nagu erinevates Eestimaa ka punktides ja kohtades seal Järvamaa kevad või Viljandi kevad, Hiiumaa kevad või Jõgeva kevad. On sul selleks kevadeks ka juba mõeldud, et kus seda kevadet võiks nagu vaadata või kus see kevad võiks nagu sinu jaoks sellel kevadel sündida, et näha see kõige parem ilu ja see kevade värske moment, et kus seda nagu püüdma minna. Ja võib-olla tood ka välja, et kas nendest kohtadest on mingi eriline, kus see Hiiumaal või Viljandil, kus see parem seda kevadet nagu vastu võtta on? Mina ei tea, eks see kevad on ikkagi nagu üllatus või seda ei saa ette planeerida ja kus ta meid tabab. Vaatan, praegu meil on ju veel see paastuaeg, eks ole, kiriklikus mõttes ja traditsioonilises paastuaeg, paastukuu on märts, eks ole, lõpeb 2 nädalat veel ja siis jääb läbi, eks ole. Ja mina olen seda asja vaadanud, et ükskõik, kas sa seda paastuaega pead või ei pea, see peetakse ära ikkagi ja see tabab sind mingil viisil ja alati nagu üllatavalt. See ei ole see, et ma nüüd võtan ette ja paastu, see võib olla kõik, see võib olla väga tore. Aga tegelikkus on ikkagi see, et küll Jumal sulle selle paastu leiab ja küll sa siis paastud ja see võib olla, sa igal ei tea ette, mida see tähendab ja kevad minu meelest ongi see, miks ta on ka hirmus, on see, et sa ei tea, mida ta toob. Ta nagu midagi ikka toob
aga mis see on ja kus see sind tabab, vot seda küll ei tea. Et elu tööbki oma rada ja oma niisugused rajakesi pidi, aga ma ei oska seda ette arvata, aga need niisugused eredad kevaded, neid on ikkagi nagu palju olnud ja nad on kindlasti Hiiumaal juba sellepärast, et neid kevadeid on olnud palju ja erinevaid ja üleüldse siis ma olin ka ise veel ikka noor ja siis see kõik on ju see ju aina kordub ja kordub, kuigi nad jällegi ei kordu teistpidi, ikka see kevad sind kuidagi tabab ja rabab mingisuguse ootamatusega, aga kindlasti ka Viljandi kevad, just see linnuriigi kevad, ta on ikkagi tõeline linnuriik, niisugust nii palju linde ma ei ole kuskil ikkagi mujal näinud kui seal ühe korraga ja järjepannu kui seal Viljandil. Ja need sisemaa kevaded on jälle teistmoodi, siin just ma mõtlesin, et Esnas üks kevad oli, kas oli 2007 või 2008, ma ei ole kindel, aga üks nendest oli just see kevade esimene päev, see 20. märts oli, ma täpselt mäletan teatud asjaoludel, et seal oligi 20 kraadi sooja ligemale, sinililled õitsesid, liblikad lendasid, see oli tohutult varane ja selline nagu kummaline kevad selles mõttes ja on ka muidugi olnud kevadeid, kui on lumi maas veel sellel ajal ja ilusad sinised hanged, ma ei tea, kas sellist enam tuleb, aga ühesõnaga, jah. Nii, aga nüüd võib-olla annate märku siis, et kui mõni repliik või küsimus, mõni on võib-olla ka lugenud ära ja tahaksin mõnda sellist motiivi täpsustada, et siis oleks see võimalus. Üks käsi ma nägin oli seal praegu, et olge hea, võib-olla tõusete püsti ja siis ütlete sealt samast. No ma ütlen siis samast, et kui te mäletate, siis ma eetrisse kogu aeg. Eetrisse praegu ei lähegi, aga ma sain siit enne signaalid, pole vaja lasta eetrisse. Ma küsin seda, et selle Helmut oli üks väga värikus kuju, kes hakkas ka selle ülemusele vastu ja ta loli laulu ja kõike. Ja tal oli see üks väga kuulus mantra, et Peremees on hea mees, on ju. Tegelikult ka, täitsa noor mees on, lõppude lõpuks. Helmut on hullemad näinud, kas sul selle Helmutiga oli siis mingi oma eriline suhe või kuidas? No nagu ma ütlen, et raamatutegelased on üks ja need päris kolleegid on teine, et ma neid niimoodi päris üks-ühele ei võtaks, aga jah, ütleme, et seda tüüpi töömees või tööline on, ta on ikkagi nagu soolaks ja pipraks seal töömaailmas, et kui ühtepidi ka muidugi tüütu võib olla selline tegelane, kes lärmab kogu aeg ja õiendab ja ajab mingisugust jama, aga teistpidi, kui teda ei ole, siis on ikkagi nagu igav. Mul on teine küsimus veel, et sa kirjutad selle, et Maia oli nii, aga mis siis Maiast juhtis, et ta on nagu lugeja enda otsustada ja teine asi, kui sa otsite seda kollast koormarihma, et ei ole kuskil, aga seda ei leitudki siis või? Ma võin öelda, et koormarihm tuli välja ja ta ei olnud kuskil, ta oli ikkagi peremehe autos. Korralikult on tekst läbi töötatud. See ei ole, kusjuures see oli esimene kord, kui kerkib üles küsimus, kuhu sättis koormarihm. Et ikkagi see on, et kui sa paned ikka püssi seinale, siis jah, teda ei tohi sinna unustada. Aga mis juhtus Maiega? Kas Maie läks jooma? Maie läks pensionile. Nii, aga ärge ära ehmatage, tegelikult võib ka küsida, kui ei ole lugenud teksti nii põhjalikult. Kas on veel mõni repliik või küsimus? Kui ma ei näe seda praegu, siis tegelikult on siin Varraku poolt, kirjastuse poolt veinid ja kõik ja see teeb kindlasti natuke olemise lahedamaks. Ja saab autorilt juba ka eraviisiliselt küsida ja nüüd Tõnu, sul seisab siis ees kõigepealt natukene autogramme jagada ja siis nagu Krista ka välja tõi, et kõigil on avatud siis ka selline pidulik laud raamatu esitluse puhul, nii et raamatu ilmumine tegelikult väga väga sündmus. Ja ma mõtlesin, et päris lõpuks ma veel ütlen, et autor on Tõnu Õnnepalu, aga tooksin ka välja, et selle raamatu on toimetanud Triinu Tamm, korrektuuri on lugenud
Tiina Kuusk ja kujundanud Brit Urbla-Keller, et see on ka väga toreda kujundusega raamat, sellised töömesilased, et väga ilus motiiv, ei ole labidad ja kärud, mesilased. ja lõpuks nüüd ma vaatan, et ta on hästi kevadine, et ta tõesti kevadel ilmus ja tema taevavärviga läheb väga hästi kokku see sinine. Aitäh praegu selle sissejuhatava vestluse eest, edu sellele raamatule ja ta on juba väga edukas, ma vaatasin, et siin on tõstetud ta esimesele kohale lausa. Ja siis head raamatu esituse sellist vabamas vormis jätku. Aitäh!